Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Tere head kuulajad, Vaba sõna stuudios on taas Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets. Täna räägime Eesti lipu seadusest, hasartmängumaksu seadusämbrist, kollektiivsest pöördumisest Jürgen Ligi suhtes ning sellest, mis Kaja Kallast jooma ajab. Lisaks sellest, kas Eesti väed lähevad Gröönimaale USA'd tõrjuma või mitte. No samuti tuletan meelde, et meil otse-eeter Tre raadio kanalis on selleks korraks lõppenud, kuna raadiojaam müüdi uutele omanikele ja seetõttu oleme me kättesaadavad uueduudised.ee ehk rahvuskonservatiivide häälekandja kodulehel. Samuti oleme näiteks Aadu Birnbaumi YouTube'i leheküljel, kus on ka teisi väga häid rahvuskonservatiivseid vaateid väljendavaid saateid ning Spotify's ja mitmes teiseski kohas. Nii et igal juhul te leiate meid üles ja tuleb ka ehk rohkem pingutada, et infot jagada ja sellepärast, kallid kuulajad, me loodame rohkem ka teie panusele, et oma sotsiaalmeediakontodel, Näoraamatus ja mujal meie saadet jagaksite, et sellest on kindlasti suur abi. Ja samuti ootame ka teie tagasisidet siis Näoraamatu leheküljel vestlussaade Vaba sõna. Võite sinna kommentaare kirjutada, arvamusi kirjutada, et kuidas võiks saadet edasi teha. Meil sel nädalal oli üks päris põletav teema üleval, nimelt kolmapäevases päevakorras oli EKRE algatatud Eesti lipu seaduse muutmine. No seaduse mõte on olnud see, et Eesti lipp peab olema avaliku sektori hoonetel ainukene lipp, mida eksponeeritakse ja siis seal oli ka mõningaid mööndusi tehtud, et protokollilistel eesmärkidel, et siis kui mõni välismaa president ja peaminister tuleb, siis võib ka erandina panna selle näiteks Riigikogu hoonele või presidendi lossile ja mõnele muule kohale siis välismaa külalise lipu, aga see peaks piirduma siis nende päevadega, kui välismaa president Eestit külastab ja nii kaua kui selline protokolliline eesmärk täidetakse. Ja siinkohal võib öelda, et samasuguseid liigutusi tehakse ka siis, kui Eesti president välismaale läheb, et samamoodi avalikel hoonetel avaldatakse austust sellisel moel. Küll on olukord päris keeruliseks läinud sellega, et juba ammu enne Ukraina sõja algust ju topiti Eesti avalikele hoonetele LGBT lippe, mis on ju 0,1% elanikkonna, 0,01% elanikkonna kapriiside ja ideoloogiliste nõuete esitlemise lipp. Samuti on probleem sellega ju, et Ukraina lipul on praktiliselt nagu sama staatus, mis Eesti lipul ja üleüldsegi Ukrainat saab ju toetada 10 eri moel neile droone saates või muul moel toetust avaldades või oma enda isiklikust aknast nende lipu välja tõstes. Ehk siis Evelin, see leidis ka päris suurt vastukaja. Ja tere ka minu poolt ja tõesti kolmapäeval oli meil eelnõu, mis oleks loonud nagu täienduse, mis muidugi ei leidnud see ka koalitsioonisaadikute poolt toetust, aga eelnõu iseenesest oli hästi lihtne, et riigiasutuste ja valitsusasutuste avalik-õiguslike juriidiliste isikute, kohalike omavalitsuste asutuste ning riigi või kohalike omavalitsuste hallatavate haridusasutuste hoonetel võib koos Eesti lipuga eisata teiste riikide või rahvusvaheliste organisatsioonide lippe vaid ajutiselt. Ja ning üksnes protokollilistel eesmärkidel ja et kui ka on teised lipud seal kõrval, siis peab olema Eesti lipp
auväärsel kohal. Muide see osa, et Eesti lipp peab alati, kui mitu lippu on, peab asuma vasakul pool vaatajast ja et Eesti lipp oleks ka auväärsel kohal. Mina näen, et praegust ei täideta seadust, näiteks kas või Riigikogu ees on 3 lippu ja keskel auväärsel kohal on võõrriigi lipp ehk Ukraina lipp ja ta rikub nagu mitmes mõttes seadust. Esiteks teine Eesti lipp ei asu vasakul pool, vaid asub paremal pool ja auväärsel kohal on tõesti Ukraina lipp ja näiteks Rakvere näitel ei olnud üldse Eesti lippu. Keskväljakul olid linnalipud ja Ukraina lipp ja ma nägin sellist arutluse käigus Riigikogus sellist väga suurt vastumeelsust just liberaalse frondi poolt või koalitsioonisaadikute ja Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide hulgast, et korraga tähendab Eesti lipu esiletõstmine justkui midagi enneolematut. Putinistideks sõimati muidugi ja et kas te kavatsete nüüd Ukraina aitamise ära lõpetada ja et oli äärmiselt alatuid süüdistusi ja mina vastasin neile näiteks sotsidele niimoodi, et kuulge, teie muretsete selle homolipu pärast. See on teie tõeline mure, et äkki siis Eesti Vabariigi lipu juurde ei saa teie transhulluse lipu enam tõmmata. Et see on üks asi, mis mind on lausa piinanud, sest milline alandus on Eesti diplomaatidel, kui nende saatkondadele käsu korras tõmmatakse mingid värdjaliku transideoloogia lipud. No milline alandus, selle eesmärk ongi alandada oma värdjalikku ideoloogiat peale suruda. Et see lihtsalt on juba ammu hullumeelsuseni jõudnud. Ukraina lipu muidugi me suhtume aupaklikult, sõbralikult, imetleme sõjas oleva rahva vaprust, aga tal ei pea olema sama positsiooni nagu Eesti lipul. Nagu ma ütlesin, et Eesti lipp on nagu meie riigi territooriumil on meie lipp ja kõik, et see tegelikult selle asja mõte on ju Evelin olnud kogu aeg Reformierakonna poolt vooruse signaliseerimine, et lootes, unistades, et äkki sellise nagu pideva hüsteeria kütmisega saadakse rohkem lihtsalt hääli. Ega see siis Ukraina toetust neile kõrgemale ei tõsta, sest nemad panevad ikka kuskile seda raha, millest 1/3 või pool ära varastatakse. Et tegelikult on seal ka lihtsalt nii palju nõmedust, nende peamine mure on oma hääled, aga see ei tööta enam. Ja seda mõistukest ju ei ole ka, et näiteks raha suunata sinna otse sõjaväele, võimalikult vähem sellistele asutustele, kus mingid minditšid selle tuuri panevad ja Iisraeli põgenevad. Et nii nagu seal viimasel ajal on, et see Ukraina toetamine seda tuleb teha targalt, mitte nii, et Eesti rahvas on mingisuguste korruptantide siis villade ehitaja, eks ole. Ja väga hea tähelepanek, sest kõige rohkem sellist Eesti lipu vastaseid sõnumeid tuli Eesti 200 poolt. Nemad, kellel käilakuju Johanna-Maria Lehtme on lõpetanud ära annetuse traditsiooni, enam ei annetata eriti vähihaigetele ega kodututele loomadele, et inimesed suhtuvad pärast Johanna-Maria Lehtme tegu annetamisse väga skeptiliselt ja nemad tulevad siis võrdsustama või ütlema, et oi, et kui te ei toeta seda Ukraina lippu, siis te olete putinistid ja et Ukraina lipp tähendab vastupanu. Siis ma ütleks, aga sinimustvalge lipp on meile tähendanud alati vastupanu. Ja Mart Helme tõi väga hästi ka välja oma kõnes, et kuidas tema mäletab, kui olid sinimustvalge lipuga väljas, et rebiti müts peast ära. Ja muide, mina mäletan ka oma kooliajast, et ühel lapsel oli pastakaga joonistatud, sinise musta pastakaga oli joonistatud Eesti lipp. See oli veel enne taasiseseisvumisaega ja mäletan, kuidas geograafia õpetaja võttis tal tukas kinni või sellest varrukast ja sakutas, ütles, et mida on sulle andnud kodanlik Eesti, et mis asi, et sul see lipp siin on. Muidugi pärast oli õpetaja küll väga kõva rahvuslane ja kui ajad möödusid, aga ikkagi seesama sinimustvalge, et kuidas see nagu kuskilt nagu tulituhal põksus
nii vastupanu kui ka see rahvuslikkus ja ma mõtlen, et kas see on see lipp, mille alla me ju koondume, kui me peame oma rahvuse ja oma maa eest võitlema minema. Jah, lihtsalt see tegelikult on riikliku sümboolika suhtes olnud mitte lugupidamise väljendus. See, et meil üldse mingisuguseid võõraid lippe eksponeeritakse. Ehk siis nendel on tõesti oma koht, kas või see, et tõstadki oma aknast välja ja lehvitad, kõnnid tänaval ja lehvitad, palju süda lustib, aga riik on riik. See tähendab, et sellel territooriumil kehtib selle rahva ja riigi võim. Ja ma tooks veel mõned seaduse rikkumised, et öeldakse, et võõrriigi lippu ei tohi panna ilma Eesti liputa üles või et Eesti lipp peab kindlasti vasakule poole jääma. Ja kui me vaatame, mis toimub Vabaduse väljakul, seal on Ukraina lipp vasakul pool ehk juba on seadust rikutud. Ja mis toimus Viljandis? Viljandis oli kinnitatud, see oli linnavalitsuse hoone maja fassaadile 2 Ukraina lipuplagu ja jälle markeerimaks justkui see oleks naljakalt öeldi justkui Ukraina kultuurimaja, et seda enam, et meil ei ole ju tegelikult traditsioon plagusid maja seinte peale niimoodi kinnitada, meil on ikkagi lipud on vardas või teistmoodi eksponeerituna, aga et mitte nii, et sul on seina peale ta tõmmatud plaguna. Ja mina leian, et väga õige, et Viljandisse maha võeti, sest see peab ikkagi jääma nagu ütleme hea maitse ja meil välja kujunenud traditsioonidesse, et kuidas me lippe eksponeerime. No ma loen korraks Eesti lipuseadust. See võib olla ka lugejatel huvitav, saate ise uurida. Ja näiteks öeldakse Eesti lipu heiskamine koos teiste lippudega, paragrahv 10, praegu kehtiv seadus. Kui Eesti lipp heisatakse koos teiste lippudega, peab Eesti lipp olema auväärsemal kohal. Auväärsemal, et see on lipuseaduses nii oluliselt välja toodud. Aga millest me räägime siis sellest auväärsusest, kui tegelikult on juba varsti nii 4 aastat Eesti lipp lausa nagu taandunud teiste lippude ees. Me tõime Rakvere keskväljaku näite, seal lihtsalt ei olegi Eesti lippu, seal on Rakvere lipud, millel on muide sama värvikombinatsioon nagu Ukraina lipul, sest Rakvere lipp pärineb ka kuidagi Rootsi lipuvärvidest ajaloolistel põhjustel ja siis on Ukraina lipp. Eesti lipp taandub isegi nagu sellises argi asjaajamises ja ma olen näinud ka mingite kaupluste ees, kus nad siis tõmbavad lipu üles ehituspoe juures suur lipuvarras. Eesti lippu ei olegi enam. Et see ei saa aru, mis territooriumil sa üldse viibid. Ja see on nagu jällegi väärikuse küsimus. Ja siis vooruse signaliseerimine on ammu läinud liiale, ammu. Ja küsimus on ka printsiibis, et mis siis homme saab. Mina küsisin, et kas tõmbame Gröönimaa lipu üles ja siis tõestame, et me anname USA-le nüüd peksa või. Et meie oleme Gröönimaa poolt, me oleme Taani koloniaalvalduste kaitsmise poolt, et maha USA. Kas siis homme tõmbab see sama Tsahkna selle lipu siia või peaks Iraani lipu panema, et paneks nagu veel lippe ja küsimus on selles, et kogu see lipu jama siiski omamoodi algas Euroopa Liidu lipuga. Et see trügis Eesti lipu ju eemale ja kuidagi märkamatult pressiti ta siia Riigikogu saali, kuhu ta jäigi ja samamoodi sinna pidulikku Valgesse saali. Ehk siis probleem on päris suur, et Euroopa Liidu lipp, kusjuures viisnurgalipp, ärge unustage, et olime 47 aastat viisnurga lipu all ja nüüd on kollane viisnurg, punane viisnurga asemel, mis Eesti lippu tõrjub tegelikult või võtab talt võimu vähemaks kohe visuaalselt ka. Et kui EKRE oli valitsuses, me viskasime selle lipu kohe välja, sest meie tahame, et Eestis valitseks ainult Eesti lipp, ülejäänud lipud peavad kolima minema või siis olema mõnel erakorralisel pidulikul juhtumil presidentide vastuvõtul. Aga mitte ainult meie, ka Norstati hiljutine küsitlus näitas, et 52% inimesi soovib, et meie rahvuslipu kõrval ei lehviks Ukraina lipp ja seetõttu ma leian, et
see on ka meile kõigile, aga kõigile on see oluline, et me tunnustaks, me väärtustaks oma rahvusriiki ja tegutseks selle nimel, et me kestaks läbi aegade. Ja veel selle teema lõpetuseks, et Viljandis ju alguses tehti päris ilus liigutus, et jääme nüüd Eesti lipu juurde, aga Isamaa jälle paindus seal ja siis ütles, et suure ehmatusega, kui Jürgen Ligi neid sõimas putinistideks ja reeturiteks ja mõelge, Eesti lipu esitlemine on putinism ja reeturlus. No see on ajastu sümbol, et see tähendab, et ajupesu on jõudnud viimase staadiumini, kus inimesed enam ei orienteeru enam lihtsalt millegis, et nad on nii suurte segadusse aetud, et Eesti lipu armastamine võrdub putinismiga, et see tuli Reformierakondlaste, Eesti 200 ja sotside suust sisuliselt, et tegelikult juba seda kuuldes tuleks see asi lõpuni viia ja kord majja lüüa lipu ja sümboolika teemal. Aga kohe pärast väikest pausi, Evelin, jätkame kurikuulsa hasartmängumaksu seaduse ämbriga. Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Oleme stuudios tagasi, stuudios on Anti Evelin Poolamets, ikka rahvuskonservatiivse nurga alt poliitikat analüüsimas ja tuletangi meelde, et nüüd oleme siis veebiraadiona tegevuses, mitte otse Tre Raadio kanalilt. Aga järgmine teema ongi hasartmänguseaduse ämber. Evelin, sina oled uurinud asja lähemalt, sest sa käisid ka eraldi asendamas Martin Helmet rahanduskomisjoni istungil. No mis sulle sealt vastu vaatas? No ütleme nii, et nüüd tehakse nägu, et oldi puu otsas, kui pauk käis ja keegi mitte midagi ei tea, et see kõik oli kogemata, aga vaadates tegelikult seda ajalist planeerimist, et millal see hasartmängu muudatus välja tuli, see tuli vahetult aasta lõpus, 3. detsembril oli 3. lugemine ja meie olime alguses saati selle vastu, et langetatakse makse hasartmängudele, et nad saaksid... Veebikasiinodele. No, ütleme veebikasiinodele, aga ikkagi hasartmängudele. Ja et aga makse ei alandata toiduainetele ega ka ravimitele, et need asjad, mis ei ole igapäevaeluks esmavajalikud, et nende pealt võetakse maksimum, aga vot need, kes nüüd tahavad selle hasartmängu mängida, et nendel peaks olema siis maksusoodustus. Ja tõesti käisin neljapäeval erakorralisel rahanduskomisjoni istungil ja siis seal oli kiirkorras vaja siis see parandus sisse viia, sest praegust tänu sellele uuele maksumuudatusele veebikasiinod ei pea maksma maksu 2026. aastast, et 1 aasta on neil siis nii-öelda maksuvabastus ja ma hakkasin ka uurima siis, et kuidas see maksuvabastus tekkis. Võtsin kõrvuti hasartmängu maksuseaduse kehtinud redaktsiooni ja nüüd 2026. aastal 1. jaanuaril kehtima hakanud seaduse ja näen, et selle asemel, et muuta ainult üks number, 6% asemel panna 5,5% on lisatud üks sõna, osavusmäng, mis tähendab seda, et see osavusmäng, kabemale, et see kustutab kohustuse ülejäänud hasartmängudele või õnnemängudele. Et siis korraks selgitan, et just nimelt, et sinna oli nagu sokutatud üks sõna juurde, et see segadus väidetavalt, eks ole, ütlevad, oi, see oli mingi näpukas, et siis need kasiinod jäid nüüd justkui terveks aastaks maksuvabaks, siis see, mida sina oled märganud, et sinu järeldus on see, et see päris juhuslik ei saa olla, sest miks lisab keegi just sellisel viimasel hetkel aasta lõpus, kui seda võimalikult vähe veel märgatakse, ootamatult sinna osavusmängud,
ja see, ma seletan lahti, et võib-olla kuulajad ei näe sinna visuaalselt seda detaili. Et kui sa ütled, et osalusmängudele kehtib teatud maks, siis sealt automaatselt langes välja see, et teistele mängudele ehk kasiinodele ja nendele ei kehti. Just, kuratlik trikk. Sest see ongi selline kelmus, minu meelest on see kelmus, et pannes sinna selle osavusmängu sisse, siis see kustutab nagu kohustuse ülejäänud õnnemängudele see maksmise ära ja kui ma vaatasin veel üleüldse kogu seda menetluskäiku, et varasemalt, kui on tehtud neid maksumuudatusi, vaatame viimane hasartmängu maksumuudatus toimus 1. juunil 2023 ja jõustus see alles 1. jaanuaril 2024, et terve mitu kuud oli aega neid vigu parandada, 5 kuud oli aega vigu parandada, aga selle viimase hasartmängu maksumuudatusega juhtus nii, et Riigi Teatajasse jõudis 30. detsembril ja hakkas kehtima juba 1. jaanuaril, ehk see näitab, et milline osav ajastus, et nüüd, kui nüüd püütakse seda viga parandada, praegu siis käib see teema, et tahetakse viga parandada, siis see maksuvabastus vähemalt 6 aega kehtib ja mida tähendab maksuvabastus? See tähendab 2 miljonit puuduolevat raha nii kultuurilt, päästjatelt, huvihariduselt ja nüüd, kui Tanel Tein, kes on justkui selle hasartmängu maksumuudatuse mootor, ütleb, et keegi pole veel midagi kaotanud ja siis tulevad veel need veebikasiinod ja räägivad, et nemad maksavad vabatahtlikult, aga see pole ju võimalik, sest Maksu- ja Tolliamet ei kogu annetusi. Nemad kehtestavad makse vastavalt kehtivale seadusele ja kui kehtiv seadus on nad maksudest vabastanud, siis ei pea veebikasiinod õnnemängude pealt maksma, kus tuleb põhisumma. Sealt liiguvadki miljonid. Kas nüüd on ju kahtlus selles, et kas mingi äraostetud ametnik toppis selle viimasel hetkel sinna sisse? Et kahtlusaluseid on rohkemgi. Me ei hakka praegu nimesid nimetama, aga kahtlus on, et see ei olnud juhus, et keegi saab 2 miljonit, siis veebikasiinod saavad 2 miljonit, aga keegi saab sealt 10 selle pealt, et ta sellise vea sisse sokutas. Mõelda, üks väike näpuliigutus, sa paned osavusmängu sinna reale, kus kunagi varem pole seda sõna olnud. Ja viimasel hetkel. Nii et võimalikult vähem keegi saaks seda märgata. Just, ja isegi kui oleks ka kohe märgatud peale, ütleme, et 31. detsembril oleks seda märgatud, 30. detsembril see avaldati Riigi Teatajas ära, siis see oleks, kas mingi nädal aega kehtivust oleks juba miljoni lähedal tulu toonud nii-öelda selle autorile. Aga ma korra küsin üle, et tegelikult eelnõus näiteks septembris ei olnud seda sõna sees. Kusjuures Tanel Tein ise nagu räägib, et tema tegi korraliku eelnõu, et Rahandusministeerium justkui oli pannud selle sõna sinna sisse ja mis on veel huvitav, et järgmistel, kuna see maksu nii-öelda, ma ei tea, kuidagi alandus on pandud toimima nii, et sellel aastal on see 6% asemel on 5,5%, järgmine aasta on 5% ja 2028. aastal on 4%, aga see osavusmäng, see sõna, mis nullib ära õnnemängude maksustamise, see on ainult 2026. aasta real sees, teistes kohtades seda ei ole ja mina näen siin küll väga, ütleme, osavat trikki, osavat kelmust, kus ühe näpuliigutusega saab riigile mitte maksta 2,5 miljonit isegi, me ei oska seda täpselt puudujääki hinnata, sest see kõik oleneb ju sellest, kui palju inimesed mängivad, aga
varasem kogemus näitab, et maksu kogumine sellelt teenuselt on olnud mingi 2 aastas, ligi 30 miljonit. Ja arvutage ise, kui 30 miljonist 1 kuu jääb maks kogumata, siis see on mitu miljonit. Ma oskan ainult selle kohta öelda, et päris märkimisväärne on üldiselt see maksustamine. Ehk siis, et tegelikult inimestel neid pahesid ikka jätkub, et hasartmängumaksu mängijaid on järelikult ikka päris palju. Ja see hasartmängumaks ongi selleks mõeldud, et ka nende pahedega tegeletakse. Et see läheks spordile vähemasti. Et osad noored ei läheks nii-öelda ula peale, vaid oleksid sportlikud, see läheks ka kultuuri peale. Igal juhul ämber on kogu see seadus minu meelest kasiinodele maksu alandamine, aga ma loodan, et kogu ühiskonna tähelepanu nüüd tänu sellele erilisele ämbrile, veel täiendavale ämbrile pöördub rohkem selle peale, millise jamaga üldse tegeletakse, milleks kergendada kasiinode elu igasuguste arusaadavate põhjendusteta, et kust seda raha hakkaks juurde tulema. Et nad räägivad, et mingid netikasiinode peakorterid hakkavad Eestisse kolima või aga milleks me peaks nagu mingi suur viinavabrik või kasiino saar olema, et see ja siin ei ole ka tõendeid, et see mingisugust edu meile tooks, et milleks? Ja, et see on ka ju mainekahju, et meie siis oleme see kasiino paradiis, kuhu saab siis oma peakontorid tuua. Alles me olime rahapesuparadiis ja meil on ämbreid veel ja veel. Meil on Kaja Kallas Euroopa Liidu kõrges juhtkonnas, kes on Venemaaga äri ajanud. Me oleme nagu mingisugune mädamülgas, kus kogu aeg tuleb halbu uudiseid ja aferiste. Aga Evelin, tõmbame selle tänaseks kokku ja läheme veel ühe omapärase loo juurde. Nimelt pärast pausi tegeleme Jürgen Ligi juhtumiga. Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Antti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Oleme stuudios tagasi. Antti ja Evelin Poolamets räägivad asjadest läbi konservatiivse vaatenurga. No vaat, Evelin, sinu komisjonis jällegi, põhiseaduskomisjonis, kus oled liige, sinna laekus avalik pöördumine, sest need avalikud pöördumised käivadki läbi teie komisjoni. Ja mida see siis õieti kujutas endast? Ja, et tõesti, kui on selline kollektiivne pöördumine avalik, jah, et kui mis on kogunud teatud arv toetajaid, siis Riigikogu peab seda arutama. Ja nüüd tõesti põhiseaduskomisjoni laekus kollektiivne pöördumine, kuhu all oli kirjutanud 6863 inimest ja nemad soovivad, et Jürgen Ligi peab lahkuma. Avalduse pealkiri on Ülbus ei ole poliitika, Jürgen Ligi peab lahkuma ja leitakse, et Eestis vajatakse poliitikuid, kes esindavad rahvast, mitte kes astuvad rahva vastu ja et rahandusminister Jürgen Ligi on korduvalt näidanud üles üleolevust, ignorantsust ja lugupidamatust oma ametikohustuste ning kodanike suhtest. Ja selline suhtumine ei kuulu demokraatliku riigi juhtimisse. Ja toodud on ka välja, mida siis Jürgen Ligi on öelnud, et kuidas ta on solvanud näiteks Kadri Simsoni, öeldes talle otse eetris, ära nüüd kaaguta, ole vait. Ajakirjanikule Katrin Pautsile kirjutas ta erakirjas lihulnik ja laibamõnitaja, kes ei tohiks kunagi lapsi saada. Postimehe toimetajale Kalle Muulile on ta öelnud, pane ennast põlema. Ja siin on neid näiteid veel ja veel, me teame ka ma tean enda kogemuses, kui üleolev ja ülbe suhtumine Jürgen Ligil, et kui sa küsid tema käest midagi, siis ta ei vasta sulle, siis ta hakkab rääkima või solvama sind, et isegi on nagu tekkinud selline tunne, et sa ei tahagi temaga kokku puutuda, et
ta nagu ütleme, tema stiil on psühhopaatlik, ärme ilusta, eks ole, täiesti psühhopaatlik, nahaalne, eriti ülbe naiste just suhtes. Just nimelt, et eriti elab ta naiste peale ennast välja ja vaadates üldse tema sellist käitumist, siis minu meelest selline inimene tõesti ei sobi poliitikasse, ei sobi ka ministriks ammugi mitte. Võimu teostama. Kuidas ta Moonika Helmele on kogu aeg nagu nii toorelt nähvanud, et ma olen ise juures olnud, et see on lihtsalt häbiväärne. Ja tead, asi on ka selles, et Jürgen Ligi on väga pika staažiga olnud Riigikogus. Nüüd on küll täitevvõimu juures, aga see tähendab, et on sisuliselt ju 30 aastat sellist räpakat stiili, ülbet, nahaalset, lausa psühhopaatlikku stiili viljelenud, ja siis on nagu huvitavad peavoolule kõlbab kõik, et oma poiss, las märatseb, las ähvardab, las sõimab, las kutsub põlema panema, las ütleb, et teistel inimestel tapke ennast ära ja nii edasi. Et see asi on käest ära küll. Ja üleüldse selline, mitte ainult kui solvamine, vaid ka ütlebki, et teate, et elekter ongi luksus, ärge kasutage elektrit, sööge konserve, ärge tehke seda ja tähendab samal ajal muudkui kehtestatakse järjest kõrgemaid makse. Aga praegu see viimane näide on ju see, et tähendab, praegu viskavad nad seda kuuma kartulit üksteise peale. Ehk siis üks, kellele näidatakse näpuga on, et tema ministeerium tegi selle maksuämbri. Just nimelt ja veel mina arvan, et Jürgen Ligi on väga suure panuse andnud sellesse, et valitsuse usaldus on rekordmadal, valitsuse erakondade toetusreitingud on rekordmadalad, et see on nende kõigi teene, et meil on selline olukord kujunenud. Jaa, aga ma ütlen, et ega meie ei ole selle vastu, et oldaks terav poliitikas. Kui Jürgen Ligi ütleks teravalt kas või meie kohta, no jumal temaga, meie oleme valmis samamoodi seda põrgatama. Me ei ole mingisugused lillelapsed ja Eesti riiki peabki päästma ka sellega, et rääkima otse, kuidas asjad on ja EKRE-s on otseütlejad, aga see räigus ja pidev naiste ründamine ja muidugi lisame siia ka rumaluse, lihtlabase rumaluse ja ülima ebakompetentsus, et kuidas saab poliitikas jätkata see, kes oli maailma ühe kõige suurema rahapesu laviini ajal minister, eks ole. Kuidas saab jätkata poliitikas see inimene ja istuda ja rääkida midagi julgeolekust, kes tahtis 10 aastat lõhkuda ära kaitseväge ja ajateenistust ära kaotada. Et need on need tegelikult palju hullemad süüdistused minu silmis, kui see räige stiil, mida ta viljeleb, parlamendi kultuuri allakiskumine, aga see sisuline pool on katastroofiline. Ja muidugi reformis on nad ju kõik olnud üksteisele katusepakkujad. Ehk siis kogu selle ämmakapi Kamarilja kaitsjad, $10 miljoni aferistide käsilased, siis Autorollo käsilased, et nad on seda katust teinud aastakümneid ja selles mõttes on kahjuks on Reformierakond Eesti poliitika ammu mudaliigasse viinud juba. No oleks need sõnadeks, et neil ei oleks tagajärgi või nendel tegudel ei oleks tagajärgi, aga kui me vaatame, mis on viimastel aastatel toimunud just Reformierakonna valitsuse ajal, et kuidas me oleme majanduskasvus poolest Euroopa Liidus viimased, kuidas inflatsiooni... Kuidas nad valetavad selle juures? Kõige hullem on veel see, et sa valetad silmad ja suu täis valijal, eks see sama maksud ei tõuse. Just nimelt. Et see on kohutav selles mõttes, et pettusega tullakse võimule, märgitud kaartidega võidetakse kaardimäng. Ja veel sinna juurde see, et inflatsioon on ikkagi ka Euroopas ütleme, tipus ja sellel ongi tagajärg, et lapsi sünnib järjest vähem, öeldakse, et on majanduslik ebakindlus ja me suremegi välja. Nad lammutavad selle riigi laiali, nende poliitika on selle riigi laiali lammutamine. Me nägime ka Eesti lipuseaduse arutelul, et milline viha on neil selle vastu, kui sa tõstad sinimust valge esile. Nii et seda me oleme nii palju läinud, et võiks öelda, et
et olukord on masendav. Aga pärast väikest pausi räägime, millist retsepti pakub Kaja Kallas siis, kui olukord on masendav. Vestlussaade Vaba Sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Oleme stuudios tagasi, Anti ja Evelin Poolamets, Riigikogu liikmed, räägivad rahvuskonservatiivsest vaatenurgast, poliitikast ja elust. No Evelin, oli üks humoorikas uudis ja kui ma lugesin uutest uudistest Sven Kivisildniku artiklit Kaja Kallase teemal, siis ma nagu tükk aega naersin. Aga igaks juhuks mainin üle, et liberaalide enda ajakiri Politico ingliskeelne väljaanne raporteeris, et Kaja Kallas oma kõrge välisesindaja ametis olevat siis Euroopa Parlamendi fraktsioonide juhtidega kohtunud ja siis nähvanud ja öelnud niimoodi, et olukord maailmas on kehv. See ajab jooma, ma tsiteerin tegelikult juba täpsemini, et siis ei oleks eksimust. Politico siis ka Eesti ajakirjanduse vahendusel ütles niimoodi, et kuigi ma ei ole suur jooja, võib selleks praegu õige aeg olla, ütles Kaja Kallas Euroopa Parlamendi fraktsiooni juhtidele. Ja ta ütles seda umbes samal ajal, kui Gröönimaa ja Taani välisministrid kohtusid Ameerika Ühendriikide asepresident Vance'iga ja välisminister Marco Rubioga seoses Donald Trumpi ähvardusega hõivata Gröönimaa ja ta on ju Euroopa Liidu diplomaat ja ta koordineerib ju kõigi 27 valitsuse Euroopa Komisjoni välispoliitikat. No see täiesti uskumatu. Samas ajakirjanduses ju ei paista ta üldse silma sellega, et tal oleks mingid diplomaatilised kohtumised, vaid ta teeb mingid totraid nalju, et mille pärast on kõigil piinlik ja ka parlamendi tema kommentaarid järgnesid parlamendisaadikute uusaasta soovidele. Kujutage ette, on selline pühalik hetk, inimesed soovivad üksteisele et maailmas oleks rahu ja häid soove ja siis tuleb keegi. Et Ukraina võidaks sõja ja siis tuleb keegi, kes ütleb, et kuule hakkame jooma, enam ei jõua. Kus juures täpselt nii, et kaua te jahute, et valage pokaalid täis, et leidis. Ja samade saadikute sõnul ei olnud Olengi eriti rõõmus tänu siis nendele ülemaailmsetele sündmustele ja ma kujutan ette, et seal olid need saadikud, pidasid need kurbi kõnesid ja siis tuleb Kaja Kallas, ütleb, et poisid, et nüüd aitab, et paras hetk on jooma hakata, et enam ei olegi nagu midagi teha, sest sündmused on sellised. Et see nagu tähendab ükskõik mis tooniga seda ta ütles, eks ole, aga ausalt need lollusi on kogunenud nii palju, et mul on küll tunne, et see jättis väga piinliku mulje. Ja mina ei usu sellesse, et ta ütleb, et ta eriti jooja ei ole. Me oleme siin saates ju rääkinud Kaja Kallase memuaaridest kirjutavast raamatust MEP, mis oli, ma ei tea, ligi 400 lehekülge. Üle 400. Soovitan lugeda, seal saab palju nalja. Seal saab palju nalja ja seal, et tähelepanu juhtis meile üks tema kolleeg tollest ajast, et kuidas siis Kaja Kallase sealt mõned tsitaadid sellest MEP-ist, et kuulake nüüd, tsiteerin. Eesti suursaadik tahtis väga juua, kuigi oli vara hommik. Ma ei suuda sellest midagi paremat välja mõelda. MEP-i baar, siit ma tulen, Cuba Libre. Et võt nii palju teab ta Kuubast, et Cuba Libre on see kokteil rummi ja Coca-Colaga ja sealt on veel, et ma ei hakka neid ette äkki lugema. Jah, ma ühe tsitaadi ütlen, kuidas ta nägi mingit kuuma pilooti ja selle peale tualetti olevat jooksnud, et piinlik on ausalt öeldes, et Polonees on ilus tants ka, seda ei saa ju kaine peaga öelda. Et ei, ma ei kritiseeri
kritiseeri iga asja, et aga vaadake, kui inimene on patoloogiline valetaja, nagu Kaja Kallase puhul, on ta valetanud oma Vene äri kohta, samal ajal lehvitanud Ukraina lippu. Minu meelest ei ole ühtegi alatumat asja, kui agressorriigiga samal ajal äri ajada. No, minu jaoks on ta lihtsalt 0,0 pärast sellist kirjeldamatut silmakirjalikkust ja valetamist. Et sellist inimest ei oleks iialgi tohtinud sinna saata. Siis tüüpiline näide muidugi, mida me nimetasime, et tulla võimule lihtsalt kirjeldamatu valega, et nemad makse ei tõsta ja tõstavad kõiki makse nii palju kui jaksavad. Mina jälle mõtlen, et me nähtavasti võtame Kaja Kallaste liiga tõsiselt, kuna ta on kõrgel ametikohal, et ta võib-olla ise ka ei saa aru, et tal on selline vastutus, et pigem minu meelest on selline koomik. Ta jõudis juba Riigikogu liikmena oma ebakompetentsuse tasemele, et ma ju nägin seda kõrvalt. No kujutage ette, praegu on muide 5 aastat äsja mööda saanud põhiseaduskomisjoni lahingust, kui me siis proovisime rahva tahet järgida ja korraldada siis referendumi abielu küsimuses, et kas homaabielud on lubatud või mitte. No mida siis Kaja Kallas tegi, tema seda tolleaegset laamendamist vedas ja see oli lihtsalt õudust äratav, et ja pimesi näiteks, kui ta istus seal minu vastas lauas ja siis tegid oma nõndanimetatud muudatusettepanekuid, siis ma ütlesin, et võtke vähemalt see välja, see ettepanek, mis oli Venemaaga liitumise kohta, et nende muudatusettepanek, tuletan meelde, oli see, et kas Eesti Vabariik peaks liituma Vene Föderatsiooniga. Ma ütlesin, et see on lihtsalt meile niivõrd palju häbi tegev, et võtke välja. Siis ta tormas välja, pidas 10 minutit nõu ja jätsid sisse selle muudatusettepaneku. Nii palju siis. Ja rääkimata sellest, kuidas ta minu tuppa trügis füüsiliselt koosolekut segas, kogu see Reformierakonna trobikond tuli laamendama, segama füüsiliselt koosolekut, mida siin majas ei olegi juhtunud minu mäletamist mööda, et sa ei saagi koosolekut pidada, nad blokeerivad ruumid ka ära. Teda ei tohi liiga tõsiselt võtta. Ma näiteks leidsin ühe tema usutluse peaministrina, kui ta veel oli veel peaminister ja siis ta ütles, et ta ei uskunud viimase hetkeni, et ta Euroopa Liidu kõrge välisesindaja kandidaadiks nimetatakse. Tema tsitaat, mõtlesin, et appi, millega ma nõus olin. On ju palju teadmatust ja ärevust, ütles ta. Minul tekib ka segadus, et inimene nagu satub kuhugi kogemata, et kogemata sattus ta sinna Europarlamenti, kui me loeme tema mälestusi, et kõik oli nii jälle, et appi, kas see toimub minuga. Siis ta sattus sinna peaministriks, siis tal oli ka appi, ta on ju Siim Kallase kelgu peal sõitnud, Siim Kallas on tal lihtsalt kõik uksed jõuga lahti löönud ja siis ta ongi nagu hellitatud jõmpsikas, aga Evelin, ma räägin, selle kohta öeldaksegi, et kui kloonid poliitikasse satuvad, siis varsti enam keegi ei naera. Et see kahju on reaalne, et see, mida me loeme, eks ole, on koomilise alatooniga, kui ta suu lahti teeb, aga kahju on reaalne. Eesti majanduslangus sellest hetkest peale, kui ta võimule upitati Jüri Ratta reetmise kaudu ja selle aktsiooni kaudu, siis 4 aastat pluss inimesed kannatasid tema valitsemisel. Euroopa Liidu välispoliitika laguneb, eks ole. USA-s ei lastutud uksest sissegi peale kohtlaste väljaütlemist ja tegemist. Nii et nii ta ongi, et ta on, kahju on üüratu ja siis Totaka naeratuse saatel jälle mingite memuaaride kirjutamine, siis meie peame kahju kannatama, tema saab uued memuaarid kirjutada, et oih, kuidas ma jälle sattusin kuskile ja kuidas nalja sai palju. Mina ei naera kahjuks. Et jah, siin samas, kui kogu aeg tema seda tegevust vaadates, tal on tõesti see väike üllatusmoment kogu aeg sees, et nähtavasti ta ei uskunud ka, et Reformierakond saab nii palju hääli, et temast saab peaminister. Muidu ta ei oleks ju valetanud või öelnud, et lugege mu huultelt, maksud ei tõuse ja see kas või veel teised asjad sinna juurde, et ta ei uskunud lõpuni, et ta saab Euroopa Liidu välisasjade kõrgeks esindajaks. Muide, ma tuletan meelde, ta pidi ju NATO peasekretäriks ka justkui saama või tahtma.
No siis oleks juba päris hullud. No ütleme, et siis oleks terve NATO nagu väga kehvas seisus. Aga Evelin, küll me jõuame Kaja Kallase seiklustest veel rääkida seal kõrge välisesindaja ametis. Ja ärge teie jooma hakake. Pealegi ükskõik mida Kaja Kallas ka ei räägiks. Ja mul on pärast seda pausi veel üks teema, mille me peame lahti rääkima, sest asjad lähevad väga kummaliseks. Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Ja oleme jälle stuudios tagasi. Anti ja Evelin Poolamets, Riigikogu liikmed. No Tsahkna, teine klouni tunnustega, aferisti tunnustega persoon, paraku jälle väga kõrgel kohal ja väga ohtlik. Tema otsused võivad olla väga ohtlikud meie välispoliitikale ja ongi olnud ohtlikud. Nii on hävitatud meie suhted Gruusiaga, nii on häbistatud Eesti riiki paljude riikide silmis, mis puudutab kas või tema ogarat strateegiat Eesti saadikuid panna homoparaadidel marssima ja igal pool neid lippe lehvitama. Aga nüüd oli siis tema kiljatus selline, et eestlased Gröönimaad kaitsma. Ja nii oli tõesti välisminister Margus Tsahkna sõnul osaleb Eesti siis ühisõppuse planeerimises ja ta on lubanud Taani ametivennale, et Eesti on valmis Gröönimaad sõduritega kaitsma. No ma ei tea, kui palju neid sõdureid meil siis sinna Gröönimaale nüüd saadetakse. Ma saan aru, et sõda USA-ga on vältimatu. Tsahkna silmis järelikult on. Ma tegin ka, see oli humoorika postituse öeldes, et Venemaa ta juba lubas ammu põlvili suruda, nüüd on vaja USA põlvili suruda. No mis see nüüd nende käes teha on? Joovad Kaja Kallase soovitusel ninad täis ja lähevad USA. Ei, tema on ju tuntud alkoholipruukija, et on üsna masendavaid lugusid kuulnud, kuidas ta on täiesti nagu lakkekrantsi seisundis seltskonda vajunud ja huilanud midagi ja rääkinud, kuidas ta on jälle 10 päeva joonud kellegiga, et see joomine kuidagi Eesti poliitikas on märgiliseks muutunud, et tuletan meelde, kuidas Juku-Kalle Raid ja Margus Reinaas Eesti 200-st meile Tiibeti reisil läbi tegid, et see oli ikkagi piinlik lugu, väga piinlik lugu. Aga nüüd on kaitseminister Hanno Pevkur välja tulnud siis teatega, et Eesti kaitseväelased ei lähe Gröönimaale selleks, et seal USA sõdurite eest saart kaitsta. Muidugi me ei või jälle selles ka kindel olla, sest võib-olla on ka Pevkur joonud. Ja nüüd nad siis seletavad üksteise üle, et Tsahkna ütleb, et me lähme USA eest Gröönimaad kaitsma ja Pevkur ütleb, et ei, et sinna minnakse koos Euroopa liitlastega näitama siis tagama saare julgeolekut Hiinast ja Venemaast lähtuvate ohtude vastu. Et siin võib tõesti nagu väike selline vastuolu tekkida, et ühelt poolt kui minnakse tõesti meie vastane Venemaa ja Hiina. Pevkur on selles suhtes täitsa adekvaatne ja siis teiselt poolt tuleb Tsahkna ütleb, et aga nüüd me kaitseme hoopis USA vastu Gröönimaad. Et mulle tundub, et üks neist ei ole antud juhul kaine. Et nad ei olegi kained tihtipeale, et Tsahkna puhul, nagu ma ütlesin, ta ei ole kaine, siis Eesti 200 tuumik ei ole üldse kaine, ilmselt Juku-Kalle on heal juhul võib-olla pool päeva kaine ja välja maganud ja siis hakkab otsast pihta. Ütlen, et see on päris piinlik vaatepilt siin Riigikogu kohvikus, kus luristatakse lakkamatult õlut ja tassitakse linna pealt ka endale joomamehi kaasa, nii et see Eesti 200 märk jääb nagu selline tugev joodiku tempel ja üks variant, mille taha nad Evelin võivad pugeda selle hasartmängumaksu seaduse puhul, kui nad näiteks paljastatakse sellega, et oligi
kelmuse laadne tegevus ja läbi viidud kelmus, siis nad ütlevad, aga me ei olnud kained. Just nimelt. Aga andku jumal, et meid sõtta ei viidaks USA vastu mitte kaine peaga Tsahkna poolt, et see siis nagu ma ütlesin Kaja Kallase puhul, et lõpuks need, kes tarbivad seda produkti, mida nad toovad, nendel on valus, nendel on halb. Ja välispoliitiline katastroof on ka lakkamatu USA sõimamine. Tuletan meelde, kuidas nad ajasid USA terviseministri, ühe kõige populaarsem USA administratsiooni ministri siit Riigikogust meie konverentsil esinemast ära. Et eks seda kõike peetakse meeles ja kas nad siiski kained olid, kui nad ministri ära ajasid, aga seestumise probleem on, see on lausa seestumine. Ja teine asi, et välispoliitika on nagu läbimõtlematu, et esiteks mõelge läbi, mis üldse Gröönimaal toimub. Meil ei pea see üldse meeldima. Kõige tähtsam võib-olla oleks seal, et siis konflikti üldse ei oleks, aga samas eestlased võiksid läbi mõelda, kas me oleme Taani mingi kolonialismi selja taga, et Taanil peavad olema kolooniad. Olid ju siin 100 aastat tagasi Briti kolooniad üle maailma igal pool, et kas Eesti Vabariik näiteks oleks pidanud kõiki Briti kolooniaid kaitsma, kui mõnes oleks vabadusvõitlus puhkenud või midagi. Näiteks võiks ju paluda Taanit, et nad ütleme, taastaks ajaloolise traditsiooni ja koloniseeriks ka Eesti, et mõtle, milline tore Taani kuningriigi all elada siin, kindel olla. Jaa, siin tehti seda nalja ka, et seda teada tunda nalja, et üks inimene ütles sotsiaalmeedias, et kas Tsahknal on see plaan, et kuulutaks USA-le sõja ja annaks kohe alla, et saame siis USA osariigiks. Aga selle humoorika noodiga täna lõpetaks ja soovime ikka inimestele tervist ja ka kainust muidugi, sest Eestis on selle alkoholiga liigagi palju probleeme. Nagu näeme, ulatub see poliitilise ladvikus väga tõsiselt välja. Just, ja ärge kuulake Kaja Kallast. Nii nagu ta rääkis, et maksud ei tõuse, nii ärge kuulake ka seda, et hakake jooma, ärge hakake. Aga suur tänu kuulamast ja kohtume jälle järgmisel laupäeval ikka uute uudiste leheküljel. Kõike ka paremat. Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes.